Tere head võrkpallisõbrad Unibet Arenalt. Tavaliselt sellise eessõnaga võiks ju eeldada, et kohe-kohe on algamas väga tähtis võrkpallimäng ja lahing, aga täna on pisut teisiti. Nagu te näete, minu selja taga väljakul mängijaid ei ole, tribüünidel fänne ka mitte. Aga tegelikult see kõik muutub 21. detsembril, sellepärast et see on see tähtis kuupäev, kui selgitatakse välja Eesti karika võitjad võrkpallis. Aadu Luukase karikas meeste arvestuses, naiste karikas ja sel aastal esimest korda meestel ka väike karikas. Need meeskonnad on siin meie ees ja me jõuamegi vaikselt tegelikult selle põhjuseni, miks me täna oleme siia tulnud, et anda sellele samale karikavõistlusele ametlik ja viisakas start. Kuidas seda teha, selleks on vaja kõik need meeskonnad, kes meie ees on, loosida turniiri tabelisse. Ja kui tegemist on loosiga, siis loosis peab olema ka Fortuna. Ja Fortuna, nagu näha, on meil täna siin täiesti kenasti ka olemas, armastatud laulja ja võrkpallifänn, võib-olla mitte tingimata selles järjekorras, Dagmar Oja. Tere, Dagmar! Tere, tere! Dagmar, meelelahutajana tuleb ette igasuguseid erinevaid kohustusi, aga ütle ausalt, kas praegu ikkagi me paneme su sinu nii-öelda mugavustsoonist täitsa välja? Olukordi on erinevaid tõepoolest, aga no see loosimine ei ole konti murdev, siin ei ole midagi muud kui käed kaussi ja läheb. Tundub, et sul on juba ülesanne selge, et ega me siis tegelikult pikemalt ei venitagi. Läheme selle juurde, miks me täna siin oleme. Ja me alustame Aadu Luukase meeste karikast. Meie ees on 3 anumat. Siin anumas 2 palli, siin 2 ja siin siis on neid kokku 7. Kokku 11 meeskonda osaleb ja need meeskonnad on jaotatud selliselt, et asetusele 1 ja 2 siis eelmise aasta finalistid. Need on meil siin ja siis teised 2 meistriliiga klubi asetustele 3 ja 4 on meil siin ja need võistkonnad on endale juba taganud nii-öelda koha veerandfinaalis. Ülejäänud esiliiga meeskonnad peavad selle eest veel võitlema. Ja me alustame siit. Enne kui sa alustad, ma räägin veel vaatajatele ära, et need 2 meeskonda on siis Bigback Tartu ja karikavõitja eelmisest aastast Pärnu võrkpalliklubi. Me loosime nad turniiri tabelis siis 1 ühte otsa, teine teise otsa. Positsioonidele 1 ja 2. Ole lahke. Nii. Hästi peab niimoodi käima, et ma ei tohi ju vaadata, muidu arvavad, et on mingi valskus. Ei ole. Nii. Teeme selle lahti. Palun. Kohal number 1. Bigbank Tartu. Nii. No, Ülla, kes võiks olla järgmine? Hea küll. Kõik on õige. Kõik on õige. Ja Pärnu võrkpalliklubi on siis turniiri tabelis kohal number 2 valitsev karikavõitja. Lähme kohe edasi. Positsioonidel 3 ja 4. Nii. Positsioonile number 3 turniiri tabelis platseerub meil... Ma juba näen. Sa juba näed, mina veel mitte. Selver Taltek. No, ja number 4 peab siis olema meil järelikult Parrus Võru võrkpalliklubi. Vaatame, kas kõik sedalid on. Kõik on õige. Kõik on õige. Nii, positsioonid 1-4 on meil teada, töö kiire ja korralik. Nüüd lähme selle kausi kallale ja ma ütlen sulle ära, et see, kelle sa tegelikult siit esimesena valid, positsioonile number 5, temal on tegelikult päris märkimisväärne eelis. Mõnes mõttes vähemalt. See tähendab seda, et tema saab kohe veerandfinaali. Ülejäänud positsioonid 6-11 peavad siis järele jäänud 3 veerandfinaalkoha eest võitlema hakkama. Nii et vali hoolikalt. Palun. Kas nüüd saan aplausi selle võistkonna käest ka või? Vaatame, kes see on siis. Nii, positsioonile number 5, Estnor Kiili. Lähen edasi. Absoluutselt, jätkame. Aadu Luukase karika tabelisse kohale number 6. Eesti Maaülikool Embach. Niimoodi. Tempo on hea, tundub, et tuleb päris hästi, tuleb välja. Ma mõtlesin, et äkki ma liiga rabista midagi. Me harjutasime ka. Lahti tegemata muidugi. Nii. Kohale number 7, BMF, Rakvere võrkpalliklubi. Number 8, Tallinna Ülikool.
no nii, ongi 3 tükki jäänud. appi, see on väga põnev. ahah, aitäh aitamast. Advokaadibüroo Premium Rae vald. Positsioonile number 9. No nii. Positsioon number 10. Audentes Solarstone. Ja ongi jäänud viimane, et positsiooni number 11 peaks meil tulema siis Struktura Tartu vald. Kas on nii? On nii. Struktura Tartu vald. Ja sellega meil tegelikult on ju loos tehtud ja nüüd on ka kõikide vaatajate ees turniiri tabel. Vot nii, oleme tagasi. Imeväel oleme meie Dagmariga kohad vahetanud. Seda põhjusega sellepärast, et Dagmar nüüd on sinu ees, on siis naistevõistkonnad. Veel enne seda ma tegelikult kõikidele vaatajatele tahtsin lühidalt mainida, et meeste arvestuses veerandfinaalide kaotajad tegelikult jätkavad heitlust väikesele karikale, mis on siis mõeldud tegelikult esiliiga meeskondadele. Seda siis selle erandiga, et kui veerandfinaali kaotaja ei ole just meistriliiga võistkond, nii et esimest korda meeste arvestuses jagatakse välja ka väike karikas. Väga selline põnev teadmine. Aga nüüd sinu ees seekord on siis 2 anumat. Ühes on 3 pallikest, teises on 7 ehk naiste karikavõistlustel osaleb kokku 10 naiskonda ja need on jaotatud meil siis selliselt, et kohtadele 1-3 lähevad aastal 2025-2026 hooajal siis õigemini osalevad Balti liigas naiskonnad ja need on Bigbank, Rae spordikool Viaston ja Audentese spordigümnaasium. Ehk siis nemad lähevad turniiritabelis kohtadele 1-2-3 ja siit 6 saavad ka kusjuures mõned täitsa niisama veerandfinaalides, aga alustame jällegi esimese 3 välja selgitamisest. Nii et Dagmar, kui sa oled valmis, ma näen, et sa ei jaksa enam oodata, ma räägin liiga pikalt. Ei, sa võid veel rääkida. Ma võin siin nüüd ka kolistada nendega. Nii. Nii. Ja naiste karikavõistlustel turniiritabelis kohale number 1 platseerub Rae spordikool Viaston. Nii, võib võtta järgmine. Muidugi, jätka. Täitsa omas tempos, kuidas sulle tundub mugav. Ja siis ma pean ikka teie tempot järgima, ega siin ei saa oma ette midagi teha. Kohale number 2, Bigbank. Tartu Ülikool Bigbank. No, mis sa arvad, mis 3 on siis? Kui ma peaks panuseid panema, siis ma ei tea, ma ei ole panuse vanija eriti. No, nüüd tule lahti. Käed hakkavad juba vesima, eks on natukene tööd ka tehtud, aga Audentes. Nii, kohad 1-3 on meil teada ja liigume siis kohe sujuvalt edasi järgmise anume juurde. Naiste karikavõistlused 2025 4. positsioonile. Kes meil siis tuleb? Kohe näeme. Palun. TalTech Nordeid. Positsioon number 5 turniiritabelis. Selgroomurdja naiste arvestuses. Nii, põnev. Peetri võrkpalliklubi. Positsioon number 6. On meil selline. TBH Parmatec. Jätkame. 7. Siiamaani mulle tundub, et meil on väga hästi läinud. Mina arvan küll. Ma usun, et kõik on õnnelikud ja rahul. Parrus Võru võrkpalliklubi on siis turniiritabelis kohal number 7. Siis on number 8. Põnev. Viljandi Metall. Nii. Nii, ongi jäänud 2 viimast. 2 viimast on meil. Kohale number 9, Torpat, Tartu vald. No, 1 ja viimane. 1 ja viimane, 10. positsioon naiste võrkpalli karika arvestuses Viimsi Tallinna Ülikool. Vot nii. Ja nüüd peaks olema kõikide vaatajate ees ka naiste karikavõistluste turniiritabel.
ja Dagmar, me saime väga kiiresti kõik siin tehtud, et ma tänan sind ja kindlasti pea siis meeles, et 21. detsembril kõik võrkpallifännid on oodatud just siia Unibet Arenale, sellepärast et need karikad siin välja mängitakse ja kindlasti on see kõikidele spordifännidele ja ennekõike võrkpallisõpradele kohustuslik osalemine. Ja muideks, piletid on Piletitaskus juba täna saadaval, nii et tasub sinna minna endale see pilet soetada ja võib-olla kõikidele sõpradele ka. Meie omalt poolt täname, aitäh sulle! Aitäh kutsumast ja näeme saalis! Näeme saalis!